Primostar tegutseb hüdroisolatsiooniga enam kui 20 aastat nii materjali müügi kui paigaldamisega. Selle aja vältel oleme näinud, kuidas on turg vanadest klassikalistest hüdroisolatsioonimaterjalide kasutamisest ehk musta vanni meetodist liikunud uude tänapäeva versiooni ehk valge vanni meetodisse. Ehitusvaldkonna pidev väljakutse on teha rohkem, vähema aja ning väiksemate kuludega. Kõige suurem surve hindadele Eestis oli eelmise kriisi ajal 2009–2010, mille ehitajad soovisid uusi madalama hinnaga lahendusi. Vahetasime hüdroisolatsioonimaterjalide klassikalised bituumen või kunstaine baasil valmistatud materjalid välja kristallilise lisandi vastu. Seda tehes suutsime maa-aluste raudbetonkonstruktsioonide ja hüdroisolatsiooni täislahendust pakkuda vähemalt poole odavamalt kui eelnevalt. Alates aastast 2009 oleme suurtel ehitusobjektidel aidanud hüdroisolatsiooni terviklahenduse lahendada läbi kristallilise lisandi või teistesse sellesse süsteemi käivate toodetega. Nii on näiteks selliselt hüdroisoleeritud minu taga olev maa-aluse parklaga Staapli tänava hoone. Kristalliline lisand annab betoonile iseparanemisvõime ja suudab parandada tekkivad staatilised praod, mis jäävad alla 0,4 mm. Kuid vahest võis juhtuda, et mõni pragu, mis tekkis, oli suurem kui 0,4 mm või tänu prao dünaamilisele liikumisele ei suutnud jäik kristall tekkinud pragusid sulgeda. Nii tekkis üks ja korduv probleem. Nimelt on betoonmaterjal, mis tardudes mahu kahaneb. Kui konstruktiivses projektis arvutatakse raudbetonkonstruktsiooni mahu kahanemisele ca 0,2–0,3 mm meetrile, siis tegelikkuses võis ikkagi juhtuda, et praod avanevad enam kui 0,4 mm ning ei kasva kinni. Mõistsime, et see on probleem, millele tuleb leida lahendus ning aastal 2018 sai loodud VPM Estonia OÜ, kes toodab maa-alustesse betoonkonstruktsioonidesse erinevaid profiile. VPM Estonia tootevalikus on kõige lihtsamad töövuugiplekid kas rullis või LED-profiilina ning betoonitöödeks vajalik stop-end profiil. Samuti oleme leidnud lahenduse, kuidas kontrollida raudbetoonkonstruktsioonide mahu kahanemist nii, et sellest tekkiv pragu on koheselt veekindel. Profiil on tehtud selliselt, et tekkiv pragu on konstruktsioonis tapikujuline. Tapikujuline pragu konstruktsiooni tugevust oluliselt ei vähenda ja nii saame sellist pragu tekitada ka kandvates konstruktsioonides. VPM Crack Inducer ehk praotekitaja profiili kasutame kindla sammuga, vastavalt konstruktsioonis olevale armatuurile ning konstruktsiooni paksusele. Oleme alustanud selle meetodi patenteerimist. Tänu VPM Estonia profiilidele ja kristallilisele lisandile saame me hüdroisoleerida oluliselt kiiremini, soodsamalt ja keskkonnasõbralikumalt. Töötame aktiivselt Eestis, Lätis ja Leedus ning lähitulevikus on plaanis laieneda ka Skandinaaviasse.